tere! Täna räägin teile koeraga reisimisest. Suvine aeg on reiside aeg ja paljud reisivad autoga, lennukiga, rongiga, paadiga, mis iganes. Aga kui lihtne ja raske on koeraga reisida? Kindlasti mõelge, kui te võtate koera, et kas te plaanite hakata teda võtma oma reisidele kaasa. Ja kui, siis tuleb seda hakata kohe kutsikana harjutama. Jättes kutsika ees selle tegemata, on teil väga raske täiskasvanud koeraga reisima hakata. Isegi juhul, kui koeraga pikemad reisid ei ole üldse plaanis, siis auto sõitma tuleb ta kindlasti õpetada. Kas või selleks, et kui on arsti juurde minna, oleks koer autosõidust šokis. Mõelge oma elustiili peale, kui palju, kuhu ning millega reisite. Kas need on reisid, mille saaksite ja tahaksite koera kaasa võtta? Kas koer üldse tahab kaasa tulla ja kas see mõjub tema tervisele hästi? Koera reisimist lennukiga soovitakse vältida. See on talle väga suur stress ning koeral on parem olla sellise reisi ajal kas oma kodus või sugulase sõbra järelevalve all. Pealegi on lennukiga koera sõidutamine väga kallis. Enamasti oluliselt kallim kui teie enda lennukipilet. Kui aga olete autoga reisija, siis koera kaasa võtmine on üsna lihtne. Siiski tasub enne järgi mõelda, kas üldse olete koeraga reisimiseks valmis. Mida tegelikult tähendab koeraga reisimine? See tähendab, et peate igal ajahetkel oma reisi jooksul arvestama oma neljajalgse sõbraga. Kas koer talub 2, 3, 4, 5 tundi või lausa terve päev kestvat autosõitu? Kui pikk üldse on autoreis? Kui palju peatusi on vaja teha koera pisitamiseks? Koera sõidutamine autos eeldab ka konditsioneeri olemasolu. Enamasti reisitakse suvisel ajal ning autos kuumeneb koer kiiresti üle, kui seda ei saa jahutada. Ühtlasi eeldab see ka näiteks poodi minnes või söömispeatust tehes, et auto jääb tööle ja jahutab koera, kui koera ei saa sinna söögikohta kaasa võtta. Või lähete näiteks muuseumisse või muude sellisesse kohta. Talvisel ajal jällegi tuleb autot soojendada. Kas teil on auto, mis võimaldab uksi sulgeda, kui mootor töötab? Või reisite kohtades, mis on turvalised, kui auto jääb tööle ja uksed lahti? Ja koer on seal üksi. Mõelge sellele. Need küsimused vajavad lahendamist juba enne reisi alustamist. Reisi sihtkohas on enamasti võetud hotell või mõni muu majutusasutus. Kindlasti tuleb majutust broneerides selgitada välja, kas lemmikloomad on üldse lubatud. Paljudes kohtades on keelatud. Aga kui lemmikloom on lubatud, siis tasub uurida, millised lisatasud kaasnevad koera ööbimisega, sest tihti võtavad hotellid selle eest lisaraha. Kui olete jõudnud sihtkohas, hotellis, apartmendis, kus iganes, siis kuidas koer käitub võõras kohas? Kas olete teda harjutanud viibima üksi võõrastes ruumides? Mida teeb teie koer üksi hotellitoas? Lähete sööma ning jätte koera üksi. Kas lisaks söögiarvele tuleb maksta kinni ka mööbel, kuna koer otsustab selle purustada? Niisuguse olukorra vältimiseks tuleb koeraga tegeleda juba kutsikast peale. Paljud inimesed on leidnud selle vastu nii-öelda lihtsa lahenduse. Koer pannakse puuri. Tihti nii kodus kui ka veel enam reisil olles. Puur on küll vajalik asi, kuid koera pidev puuris hoidmine ei mõju koera vaimsele tervisele hästi. Puurist ja koera seal hoidmist aga räägime teine kord. Ärge hoidke oma koera puuris rohkem kui hädavajalik. Võtke koer kaasa, kui soovite, aga mõelge tema heaolu peale. Kõike head teile ja toredaid reisielamusi oma neljajalgse sõbraga.